Tere! Täna näitan teile, kuidas lahendada siis 6. nädala PR-ülesannet Dictionary and Sets. Antud nädala eesmärk on siis õppida ära, kuidas kasutada sõnastikke ja dictionary'sid. Ma selle videos kasutan natuke abistavaid materjale ka, täpsemalt siis need materjalid leiab 3. nädalalt. Kui kirjida siia alla, siin on videod ja siin on siis minu kolmanda nädala loengu slaidid, et siin on mul settidest ja dictionary'dest, tegelikult muudest andmetüüpidest ka, mis meil on natuke juttu siin. Aga et alustamegi siis sellest, et mis asi on meil set. Set on meil siis, eestikeelne nimetus sellel on hulk, ta ei ole järjestatud, mis tähendab siis seda, et kui me listi puhul oleme harjunud kasutama indekseid ehk igal elemendil on mingi kindel järjekord, asukoht kollektsiooni sees, siis setil sellist asja ei ole. Ehk siis setil meil ei ole võimalik saada sealt asju kätte indeksite kaudu. Samuti ei sisalda ka set mingeid duplikaate ega selliseid asju. Ja siin on ka mõned kasutusalad, mille jaoks sette kasutatakse. Aga ma ütleks, et hüppamegi ülesandesse sisse. Ülesande fail on mul juba tehtud, kopime siit lihtsalt selle malli ja hakkame järjest pihta. Nii, esimene ülesanne siis on meil remove duplicates. Selle ülesande eesmärk on saada sisse siis mingisugune list ja sealt listis siis duplikaadid ära eemaldada. Siin on nüüd natuke jälle tooma need slaidid abiks, et mis siin nüüd tähtsalt on. Et mina ütleksin, kõige tähtsam on see, kuidas see seti luuakse üldse. Seti nagu tunnus on logelised sulud ja siis mingisugused elemendid seal sees, aga täpselt sama on ka dictionary'ga. Logelised sulud ja mingisugused elemendid sees. Ning kui me nüüd Pythonis üritaksime sedasi seti luua, siis ta meile by default tekitab hoopis dictionary. Ehk kui me tahame tühja seti luua, siis selle jaoks me peame kasutama sellist konstruktsiooni. Set tühjade sulgudega tekitab tühja seti, aga samas me võime ka sedasi tekitada, ja nüüd siin ülesandes tuleb see kasuks, et siin on meil mingi list ja me tahame siit listist duplikaadid ära eemaldada, siis selle jaoks me võime lihtsalt võtta selle set konstruktori funktsiooni, viskame selle listi sinna sisse ja ta tagastab meile seti, kus ei ole enam duplikaate sees. Et ongi return set numbers. Nii, aga siin on nüüd tähtis asi see, et tagastustüüp peab ka list olema. Et saame sisse listilt koristame igasugused duplikaadid ära ja tagastustüüp peab ka list olema. Kuidas me selle nüüd see listiks tagasi saame? Täpselt samamoodi, nagu me siin listi setiks tegime. Ehk me teeme listi setiks ja seti listiks, meil tekib siin korralik inception. Aga list set numbers ja sellega peaks see ülesande tehtud olema. Nüüd meenutame, kuidas see käivitamise kord on. Ta hakkab seespoolt pihta, liigub siit siia ja siis siit liigub edasi siia. Okei, ja siin üks väike tähtis asi ka mainin ära, et jah, meil siin näites on kirjas, et see tulemus peaks olema 3, 2, 7, 1. Aga kui te nüüd selle koodi tööle panete, siis ta annab teile siin tulemuseks hoopis 1, 2, 3, 7. Sest set, kuna ta ei ole järjestatud, siis ta tegeleb ka sorteerimisega vastavalt siis räsi hash funktsioonile. Sellest me räägime tulevikus, mis see siis on. Ehk kui listi originaalne elementide originaalne järjestus ka loeb, siis peaks sellega tegelema. Aga antud ülesandes seda nõutud ei ole, nii et saame kergemini hakkama. Nii. Järgmine ülesanne is possible to make a word ja siin on eesmärgiks nüüd see, et meil on antud 2 setti. Me peame sellest setist ühisosa võtma sisuliselt või mitte ühisosa, vaid koosluse, mõlemad setid kokku panema ja siis kontrollima, kas nende koosluse peale on võimalik mingit sõna valmis panna, kokku ehitada.
Siin tuleb kasuks siis nende hulgatehete teamine. Kui diskreetses matemaatikas te vist ei ole võtnud veel seda, aga see on selle kõigega seotud, ütleme nii. Pythonis on ka veel 2 viisi, kuidas seda teha, et üks on selline süntaks, nagu siin on mul välja toodud, et siia lihtsalt pane mingi muuta nimi ette ja siis tekitab ära. Ja siis teine viis, et tegelikult selle setil endal on meetodid ka selle jaoks olemas, et lõpuks on see, kuidas ise eelistad, mis on sinu enda jaoks loetavam. Näitan mõlemad asjad ära, et esmalt me tahame näiteks mingi unioni teha. Selle siin siis union võrdub set A püskriips set B. Et see on üks viis, kuidas seda ühisosa leida. Ja teine viis on lihtsalt võtame set A punkt union set B. Ja nüüd käime lihtsalt tähthaaval läbi. If letter not in union, saame return false teha, vastasel juhul return true. Nii, sellega on siis see ülesanne tehtud äkki. Siit nagu põhiline jutupunkt, et ise teate kumba kasutate, kas kasutate union võrdub set A püskriips set B või kasutate sellist pikemat versiooni, et sõnadega kirjutate välja, et set A-st võtame unioni set B. Maitse küsimus, mina ise eelistan rohkem seda, et kui nüüd keegi, kes ei ole Pythonit teinud, vaatab peale ja üritab aru saada, mis siin toimub, siis natuke segadust tekitada, et kui need asjad on pikemalt väljas kirjutatud, siis minu arust tulemusena tuleb loetavam kood. Nii, järgmisena siis me peame leidma intersectioni ja siis seletan kohe ära teile. Sisuliselt, mis me siin peame tegema, me peame tagastama seti kõikidest numbritest, mis on set A ehk see siin, ZB, mis on see siin, mis on nende ühisosa, aga samas ei ole siis selles set sees olemas. Jälle lühem viis, kuidas seda teha, teeme lihtsalt return set A and set B ehk me võtame siit intersectioni ühisosa ja siis me peame võtma difference'i, et mis ei ole selle ühisosa osa nii-öelda. Miinus set C. See on selline lühike viis, kuidas seda välja kirjutada. Teine viis me võime pikemalt ka intersection võrdub set A punkt intersection set B difference võrdub set siit me ei võta set A-s, me võtame intersectioni kaudu ja siit intersection punkt difference set C. Ja siin võime siis returnida seda difference'i. Jälle töötab sama põhimõtte peal. Nii, get sum of numbers. Siin meil on siis antud mingi set ja me peame siit setist leidma maksimumarvu ja miinimumarvu ja siis leidma nende kahe summa. Mõtlengi, kuidas seda teha. Siin ei mitte nende kahe arvusumma, vaid me peame lihtsalt terve seti summa leidma ilma nende kahe arvuta. Ehk siis esimene asi, me võime teha näiteks set A, tulen korra siia slaidide peale, et setis on meil 2 viisi, kus me saame elemente eemaldada. Üks on siis läbi remove'i, mis eemaldab elemendid ja läbi discardi, mis ka eemaldab elemendid. Aga mis nende vahe on see, et kui me anname remove'il ette mingi elemendi, mida siin setis eksisteeri, siis ta lõpeb meil erroriga, aga discardi tee seda. Ehk siin me võime teha lihtsalt, võtame nii miinimumi kui maksimumi ja siis tagastame summa sellest set A-st. Nii, aga siin nüüd tekib meil väike probleem, et jah, ideaalolukorras see kood töötab, aga nüüd on meil selline olukord, kus näiteks
meil selles setis oli ühtegi arvu või selles setis on üks arv ainult. Et meil need min ja max meetodid vajavad, et setis oleks vähemalt üks arv olemas. Ehk mida me siin võime teha, võime lihtsalt panna siia if len set a. Ütleme näiteks, et me tahame üle 2 saada, sest nii või naa, kui me võtame neid arve ära siit, näiteks 2 arvu, võtame mõlemad arvud ära, siis meil nii või naa see seti suurus on 0, nii et me võime niisama ka 0 juba tagastada siis. Aga kui setis on rohkem kui 2 elementi, siis eemaldame need ära ja teeme summa. Nii, järgmisena find sum of max and min. Siin me nüüd peame arvutama välja, mis need erinevused nende settide vahel on. Ja siis nendest erinevustest tegema unioni ja siis nende põhjal sealt võtma siis miinimum ja maksimum arvud ja need omavahel kokku liitma. Vaboi, nii. Näitan lihtsalt ära, kuidas seda teha. Jälle, nii. Et alustame tegelikult seega pikemast versioonist, et võtame mingi difference a võrdub, võtame set a-s selle difference'i set b-st ja siis teeme vastupidi ka nüüd. Ja nüüd nendest tahame unioni teha, eks ju. Union võrdub difference a punkt union difference b. See on see pikem viis, kuidas seda teha. Lühem viis oleks lihtsalt union võrdub set a minus set b või kooslus set b minus set a. Ehk sisuliselt, mis meil siin toimub, ongi esimene pool ongi meil nüüd see set a minus set b ja teine pool on meil set b minus set a. Ja siin me lihtsalt panemegi nüüd diff a, diff b kokku. Nüüd jälle, et kuidas kellelegi endale meeldib, kas teile meeldib seda pikemalt välja kirjutada seda või tahate siis lühemalt. Enda otsus. Nii, ja siin me lihtsalt peame kontrollima, et kui unioni suurus on 0, siis me min ega maxi ei saa teha. Ja kui on mingid arve, siis me saame lihtsalt teha min union plus max union. Nii, sellega sai meil siis siin need seti ülesanded läbi ja nüüd edasi me liigume sellise andmetüübi juurde nagu dictionary. Kus meil need slaidid on? Mis asi see dictionary siis on? Eesti keeles see tähendab sõnastikku ja nagu sõnastikus meil on ju mingi võti. Võtamegi mingi eesti keele õigekeelsus sõnaraamatu ette, et seal on ka, meil on mingi võti ehk mingi sõna ja sellele järgneb nüüd mingi väärtus ehk tähendus, käänded ja kõik muud sellised asjad. Siin on täpselt see sarnane saame selle analoogia võtta, et seal ka, et meil on mingi võti, see nüüd Pythoni puhul võti peab olema unikaalne ja siin on nüüd tähtis ka see, et see võti peab olema muutumatu ehk see juba piirab ära, mis andmetüüpe me saame võtmeks panna. Võtmeks saame panna näiteks stringi, numbrit, täisarvu, komaarvu, saame tuplit panna, aga andmetüübid näiteks, mida me ei saa kasutada võtmena, on setid ja listid, sest neid saame ju pidevalt muuta. Aga väärtusega on ükskõik, väärtusesse võime ükskõik mis asju panna, et võib ka duplikaate olla. Hüppamegi nüüd ülesannetesse sisse. Esimene ülesanne, count grades. Saame sisendiks mingisuguse sõnastiku ja siin sõnastikus me lihtsalt peame kokku arvutama, et mitu korda mingit väärtust, mitu korda mingit hinnet esineb. Esimene võtan korra oma slaididele lahti. Mul on siin väike slaid, et kuidas tsüklitega dictionary't üle käia, et meil on 3 viisi. Esimene viis, siin me lihtsalt käime läbi võtme, et 1, 2, 3
Kui me tahame väärtuste läbi käia, siis me saame sedasi teha punktväljusega ja siis ta käib lihtsalt selle A, B ja C läbi. Aga kui me tahame võtiväärtuspaare saada, siis me peaksime kasutama seda itemsit. Et siis ta annab meile 1A, 2B, 3C, siis tupli vormis. Ja kuidas me saame siin ülesandes seda kasutada, et noh, esmalt tekitame endale mingi resultaadi. Ja nüüd hakkame läbi, nii, siin ülesandes meil on ainult vaja neid hindeid, ehk nimi meid ei huvita. Käime lihtsalt need hinded läbi, et siin me võime vabalt seda value'sit kasutada. Ja nüüd siin me võime need mitut viis teha, mina näitan teile mõlemat. Esimene pikem viis on, me saame kontrollida if grade in result, siis me lihtsalt teeme result grade pluss võrdub 1, else result grade võrdub 1. Ehk enne me peaksime ära kontrollima, kas see item eksisteerib meil, et me saaksime seda matemaatilist tehet teha ja kui ei eksisteeri, siis me paneme selle sinna. Teine viis, kuidas seda teha, mis mulle endale meeldib natuke rohkem, on result grade, mulle meeldib kirjavigu täna teha, võrdub result.get. Nii, mida see get funktsioon teeb, meetod? Ta tagastab meile võtmepõhiselt mingit asja sealt sõnastikust, noh, annamegi talle selle grade siia. Kui seda võtit ei eksisteeri, siis ta tagastab meile none, aga me saame selle ma saan mingi vaike väärtusega anda, et näiteks siin ütlen, et nii, kui seda võtit ei eksisteeri, siis tagastab mulle hoopis 0. Ja miks ma teen seda? Hinnet 5 ei eksisteeri, annab meile 0. Saame siia lihtsalt +1 panna ja ta panebki nüüd 1 siia result grade'i. Et selline lühem viis, kus seda teha ja tulevikus mina täitsa isegi soovitan, et kui hakkate oma dictionary'st asju võtma, siis pigem kasutage seda get'i, sest get, kui võtit ei eksisteeri, ta ei viska errorit. See kantsulgudega võtmine, kui see oleks niisamas edasi, siis ta ikkagi meil lõpuks viskab mingisuguse errori. Aga siin puhul, kuna me nagu määrame siia dictionary'sse, siin otseselt nagu vahet ei ole, et võib sedasi olla. Nii, järgmine can buy all items, ehk meil on mingi rahakogus siin ja me peame kontrollima, kas me saame kõiki neid asju, mis meil ostunimekirjas on, siin dictionary's osta. Jälle, siin oleks meil seda value'sit vaja ainult, kuna meid jälle see võti ei huvita otse, meid huvitab ainult see väärtus. Ehk total cost võrdub sum items.values. Ja siis lihtsalt teeme kerge boolean kontrolli, et kui meil on rohkem raha kui see total cost. Nii, järgmisena add odd length items. Me peame tagastama uue dictionary ainult nendest elementidest, kus meil on nii, okei. Meil on antud dictionary'l on mingi võti ja siis väärtuseks on list ja me peame kontrollima, et selle listi pikkus oleks paaritu arv. Jälle result võrdub sedasi, return result. Ja siis for, nii, ja nüüd siin kasutame seda itemsit, ehk siis meil on mingi for key value. Noh, võime vabalt mingi ilusamad nimed ka panna. Name items näiteks. In shopping items.items. Ja nüüd me peame kontrollima if len items %2 ei võrdu 0 ehk on paaritu arv, siis lisame selle oma sinna resulti. Ja nagu ma enne mainisin, see siin tagastab meile tupli ja tupli unpack'imine ja siin on meil tupli unpack'imine, et me võtame järjest tuplisest itemeid välja. Nii, calculate and update course grades. Siin on meil antud siis 2 dictionary't, ühes on siis tudengi hinded ja teises on siis selle tudengi keskmine hinne. Nii, kuidas me saaksime seda siin teha?
nii, mina ütleks, et siin kasutame jälle seda itemsit for student grades näiteks in allgrades.items. nüüd siin me tahame seda keskmist leida, eks ju. ja meil, kui me vaatame ülesande teksti ka, et siin peame ümardamist tegema, noh seda tegelikult see round funktsioon, mis meil Pythonis on sisse ehitatud, see juba teeb tegelikult ise automaatselt ära selle. et round, siis võtame summa nendest gradesidest ja jagame siis gradeside pikkusega. ja siis uuendame omalt seda dictionary't, kuhu me paneme keskmise hinded, average. Course grades. Ehk siis meil on jah, uuendame seda sisse antud dictionary't alati. Ei pea mingit koopiat tegema siin. Lihtsalt uuendame seda siin. Nii, aga kus meil nüüd koopiate tegemine mängu tuleb, on see siin. Et see, okei, siin me peame siis, saame sisse selle mingi student scores'i ja me peame dictionary'st eemaldama tudengid, kellel on hinne väiksem kui 2. Et 2 on veel lubatud, aga 1 enam ei ole näiteks. Noh, siin on jälle 2 viisi, kas me võime mingi resultaati koguda neid asju või eemaldame kohe otse siit student scores'ist, aga noh, siin on väike nüanss ka sees. Paneme student grade in student scores.items. No, siin peame lihtsalt kontrollima if grade väiksem kui 2, siis kustutame selle studenti lihtsalt sellest student scores'ist ära. Ja siis tagastame omal selle student scores'i. Nii, aga nüüd on siin väike tähelepanek, on, et me muudame for loop'is. Et me käime for loop'iga seda dictionary't üle, eks ju. Ja siis me samal ajal üritame muuta seda. Ja Pythonis listi puhul ta lubab seda teha, dictionary puhul mitte eriti. Dictionary puhul ta ütleb, et runtime error, üritasime dictionary suurust jooksvalt muuta. Kuidas me saame seda parandada? Me peame sellest nüüd koopia tegema. Ehk me tekitame koopia, me itereerime üle selle koopia, aga eemaldame asju ikkagi originaalist. Kui me nüüd tööle paneme, siis kõik töötab. Ja siin see analoog on meil täpselt siin, kus mul see listide kohta jutt on siin. Listist elementide eemaldamine, et listide puhul ka. Et kui me üritame itereerida üle mingi listi ja siis samal ajal üritame eemaldada sealt mingid asju, siis ta hakkab meil asju lihtsalt vahel jätma, sest Pythonis elementide eemaldamine on indeksite kaudu, et kui see element 1 on meil indeksil 0 ja siis arv 2 on indeksil 1, okei, kui me üritame selle ühe siit ära eemaldada, siis uueks, ja see tsükkel on ikka veel sellel indeks 0 peal, siis uus indeks 0 element on 2 meil. Aga 2 me enam siis eemaldada ei saa, kuna ta liigub nüüd indeks 1 peale, indeks 1 peal on meil hoopis arv 3. Et siin on mul see välja toodud, mis see tulemus siin on. Ja kuidas me saame seda vältida, on see, et me teeme lihtsalt sellest listist koopia. Nüüd, kas see on kõige mõistlikum tegu? Sõltub olukorrast, antud ülesande raames ma ütleks, et see on täitsa okei lähenemine, et me teeme listist koopia või dictionary's koopia ja siis eemaldame sealt. Aga seda peab jällegi mõtlema, kui mahukaks see rakendus läheb või kui suur andmemassiiv või mis see andmete kogus on, mida me peame läbi töötlema, et antud ülesande puhul see on väga väike, siin on see koopia tegema täitsa okei, aga kui on rohkem andmeid mängus, siis see võib hakata rakenduse jõudlusele peale mängima. Aga see ei ole antud aine otsene eesmärk nii-öelda, ma ütleks, või antud ülesande eesmärk. Plus siin saate nüüd katsetada seda, et kuidas see copy töötab ja mida ta teeb täpselt. Nii, aga sellega on siis see ülesanne läbi lahendatud. Et kui teil on mingeid küsimusi, võite julgelt mulle Discordis kirjutada, võite julgelt praktikumi tulla.
ja siis sellega siis tänaseks minu poolt kõik. tänan kuulamast.